ei olnud hooaja lõpus, vaid just hooaja keskel. Aga mängida saab, aga kiita see olukord ei ole. Oli tribüünidelt kuulda, siin oli ju Watfordis pikki aastaid endine parem kaitsja, aga inglane ja nüüd siis ikkagi juba päris keskringis ja number 9 siin omavahel peavad siin Uus-Meremaa surve all. Kane'ilt nüüd pikk diagonaal teisele äärele. Piisema, kui nad algkoosseisus ei ole, eriti olukorras, kui Kane madalal langenud siin mäng. Aga eks seal katsetati ka. Kane läheb kaugelt lööma mehi, keda me eeldame just seal esimese ja teise koosseisu piiri. Kas alustab Marcus Rashford või Anthony Gordon, kas alustab enne kõik blokk vahel. Oht ei ole sellega küll veel möödas. Harry Kane. Hästi, Watkins hoiab selle palli. Kane proovib jätkata. Natukenegi jaedat vett. Aga esimese poole ja selline Kane'ilt hea äärevaahetus. Inglaste keskvälja ja kaitsemängijad neid lööke. Rogersilt, aga see sealt väga kaugele ei jõua. Võidavad inglased palli tagasi. Kane. Konksu otsa. Peini. Rashford endiselt. Senderdus. Seal on Kane ja nüüd on hästi Krook on vahel. Ei ole julgen öelda, et inglaste parim võimalus siiani. Ja kiidame väravvaati. Hea tõrast. Kane'il tundub, et otse ikkagi Kroos. Marcus Rashford paip. Kane ja võimalik teile minna. Kane on keskel. Kane'i suunas see pall ka pannakse. Kane otsib vasaku peale kohta. Ei, kaitse on hästi vahel. Läheb sealt ka. Milline on Pickfordi siin paaniline sööte ette. No jõuab ikkagi oma meestele kohale. Teeb ise selle palliga. Sööt keskele Kane'ile. Palli ja Karbet tegi seal head kaitsetööd. Paneb veel ühe Senderuse Kane'ile ja Kane paneb palli väravasse. Ei jää Harry Kane siin ikka ilma väravata. Üks kord on vaja ta üles leida ja mees paneb palli värava võrk. Aga saavad kätte suurepärane jooks muidugi Kane'ilt. Ja kiitus Spence'ile. Mees kombineerivad imeliselt. Aga ühe mehe jaoks on see väravate löömine tänavu ikkagi vähne. Ja Inglismaa Harry Kane saab siin ette valmis 25 alustatud mänguga. Aga sellega lõpetame meie nüüd esimese poole ja Harry Kane'i värava on siis hetkel. Näeme siin Harry Kane'i kohtumise ainsa värava autorit, näeme Kobe Mainoo. Ei! Inglismaa peab leppima siin vaid 1-0 võiduga. Võit sellegi poolest, aga ei midagi nüüd sellist korda siin meeletus soojuses Ameerikas, nii et usun, et jäävad nad selle võiduga läinud kokku vaid 4 raamilööki. Inglased pigem proovisid kaugelt ja proovisid selliseid